Tere, mina olen Simo ja täna räägin John Deere 997 R-ist. Kõigepealt esimene asi, sinu ohutuse tarbeks tõstame üles ohutuskaare. Ohutuskaar on oluline selleks, et kui peaks juhtuma selline asi, et masin läheb ümber, et sina jääksid siin terveks. Selleks saab siis selle ohutuskaare tagasi üles panna ja kui on vaja, madalates garaažides saab selle ohutuskaare jälle uuesti alla lasta. Siis hakkaks otsast pihta masinast. Sellel masinal siis kokku mitu nidu organi valikut. Täna räägime siis 60 tolli ehk siis 152 sentimeetrit laius ja väljavise on siis taha. Saab siis siia veel ka 60 tolli külgväljavise, 72 tolli külgväljavise ja väiksematel mudelitel juba väiksemad nidutekid. Selline huvitav misselini ratas masinal on siis torkekindel, õhuvaba, ehk siis õhku siia rehvi sisse ei käi ja on siis selline kummi ja plastiku segu, sellised lamellid, mis siit pealt näha võib-olla tunduvad sellised pehmed, aga see annabki sellele masinale selle suurepärase vedrustuse. Samuti esisillal on siis juba täiskummi rattad, et seal samamoodi torkekindlus on täiesti olemas. Niidutekk siis keevitatud. Ülekanne niidutekki toimub siis juba kardaaniga, mitte enam rihmadega. Sellest ka väga vaikne niidutekk, hästi vaikne masin on üldse, kuigi masin on siis diiselmootoriga. Suur kütusepaak, siinpool kütusenäidik on tal siinpool. Siin on tal siis käsipidur, mis alati peab olema maas, enne kui masinaga liikuma hakatakse. Ja lähme mootori juurde. Tegemist siis 3 silindriga Janmari diiselmootor, hästi avatud, kõik on hea hoolduseks, siis kõik on siin käejala juures. Siin üleval õhufilter, siin on jahutusvedelik, siinpool siis õlivaras, siin õli lisamine, jahutussüsteem ja siis hüdraulika radikad on tal siin taga, siin on hea ka puhastada seda kõike. Ja siinpool siis hüdraulikaõli ja siinpool kütusepaak. Siis juhtkangidest veel nii palju. Siin on tal käsigaas alati siis põhjas, kui nüüd niidate. Siis on süütevõti, niiduteki käivitamine, elektrooniline lülitist, töötunni lugeja ja märgutuled. Näiteks kuna tegemist on siis diiselmootoriga, peab ära ootama ka eelsüüteküünla. Siin on väga lihtne süsteem siis niidu kõrguse reguleerimiseks. Sealtpoolt paremast kangist vajutate nuppu alla, tõstab niiduteki ülesse, panete kõrguse siit paika ja lasete niiduteki alla. Teispool nupp kollane on siis ohutuslüliti, mis lülitab välja niiduteki täpselt sellel ajal, kui te nüüd siida nuppu vajutate, et kui te näete mingit ohtu, saate selle kohe kiirelt välja lülitada. Määrimiskohtasid masinal suhteliselt vähe, esisillas ja mõned liigendid siin. Siis see masin on varustatud veel ka vedruistmega, mis siis liigub edasi-tagasi vedruga ja vastavalt teie kaalule saate siit keerata siis täpselt paika. Loomulikult on ka istme reguleerimine ja mis kõige olulisem, turvavöö alati selle masina puhul peale.